varustuskindluse toetuse meetme eesmärk iseenesest on, nii nagu ka nimi ütleb, et on varustuskindluse parandamine. Ja sinna ei tasu kindlasti esitada projekti, mis on puhtalt suunatud elektrimüügi pealt tulu teenimiseks. Ja toetust antakse siis päikesepaneelidele ja salvestuslahendustele. Vaatasin just siin ennem webinari, vaatasin üle, et hetkel veel on 11,5 miljonit järel, aga me ei tea, palju neid projekte täna seal menetluses on ja tegelikult taotlemisega on üsna kiire, kuna see ajaliselt täiesti algusest kuni lõpuni võtab ikkagist omajagu aega, on seal ehitusloa menetlused ja nii edasi, et kindlasti ei tasu pikalt mõtlema jääda. Toetuse sihtgrupiks, toetusmeede on tegelikult tehtud eesmärgiga toetada tööstusettevõtteid ja sealhulgas ka joogi- ja toiduainete tootmisi. Aga üks siis erisus on, et toetatakse ainult neid, kes ei saanud toiduainetööstuse investeeringutoetuse meetmest toetust. Ehk siis enamus toidu- ja joogitootjatest saavad toetust taotleda. Aga vaatamata sellele, et sihtgrupp on selline, laieneb ka meede majutus, toidustusele, veonduslaundusele, spordirajatistele, teenindavale sektorile, jäätmekäitlusele ja tegelikult see nimekiri on veel pikem, et pigem tasuks siis nagu välja tuua, et kes kindlasti ei saa sealt taotleda. See on põllumajandus, metsandus ja kalandus ja hulgi- ja jaekaubandus. Ja samuti ka siis kinnisvaraalane tegevus, reklaamindus, rentimine ja tööjõurent, juhtimisalane tegevus ja nõustamine, programmeerimine ja mõned sellised üksikud tegevusalad on tal veel, aga neid ettevõtteid on vähem. Et kui on kahtlus, siis kas teie saate toetust taotleda, et siis seda eraldi üle küsida lihtsalt. Ja toetuse määr oleneb ettevõtte suurusest ja asukohast. Ettevõtte suuruse määramisel tuleb siis juhinduda VKE väikese keskmise ettevõtte juhendist ja see ei ole iga kord väga lihtne. Et kui on omanikel palju ettevõtteid või on ettevõttel väga palju seotud ettevõtteid, näiteks tütarettevõtteid või emaettevõte ja emaettevõttel on veel väga palju eraldi ettevõtteid, siis on selle näpuga järgi ajamine, et kas ma siis nüüd olen suur väikeettevõte, et on üsna keeruline. Ja siin samamoodi tuleb lihtsalt küsida meie käest ja saame aidata selles osas. Ühelt poolt siis on ettevõtte suurus määrav ja teiselt poolt, kas ta asub Tallinnas või Harjumaal. Kui ta on väljaspool, kas ta asub Tallinnas, Harjumaal või siis väljaspool seda. Kui ta on väljaspool, siis väikeettevõtted saavad 50%, keskmised ettevõtted 40% ja suurettevõtted 30%. Tallinnas ja Harjumaal on siis vastavalt toetusmäärad 10% vähem. Projekti minimaalne suurus on 5000 või projekti minimaalselt on toetuse suurus 5000 €, millele siis lisandub oma finantseering. Ja projekti maksimaalse suuruse paneb paika, palju teil on vähese tähtsusega abi järel. Et kuna see toetus liigitub vähese tähtsusega abiks. Ja jääki, kui keegi seda ei tea, siis jääki saab vaadata Rahandusministeeriumi leheküljelt, riigiabi alalehelt. Aga üldiselt, kuna see aasta said kõik sinna 200 000 said 100 000 juurde, siis päiksejaama rajamiseks või akusalvestuse soetamiseks on üldiselt enamus ettevõttel olemas piisavalt vahendeid.
Nüüd toetuse taotlemiseks on vajalik teie poolt, meie küll aitame teil seda teha, aga kõige esimesena on vaja elektriliitumislepingu taotlus ära esitada. Ja see on siis see, mille järgi saab teada, et kas saab võrku müüa ja kui palju saab võrku müüa. Kuigi see nüüd ei oma tegelikult väga suurt tähtsust, et tähtis on see, et oleks kas või 0 võrkumüügiga see liitumisleping olemas. See on ehitusprojekti luba. Ehitamise puhul, mis tähendab siis päiksepaneelide paigaldust, on vaja hoonestusõigust ja akude puhul üürilepingut. Ja seda siis juhul, kui kinnistu, millel te toimetate, ei ole teie omanduses. Lisaks on vaja teilt tarbimisandmeid, mille järgi saab siis Tõnis teile välja arvutada, milline on kõige optimaalsem päiksejaam või akusalvestus. Meie poolt tuleb ka esialgne indikatiivne hinnapakkumine päiksejaamale ja või akudele. Ja lisaks on meil vaja siis teil bilanss ja kasumira aruannet. Nüüd siit edasi kui need dokumendid on mul olemas, siis hakkab minu töö pihta kui projekti kirjutamine. Ja see siis sisaldab projekti kirjeldust ja põhjendust, tootlikkuse arvutust, tasuvuse arvutust, lisaks ka selline oluline asi nagu ei kahjusta oluliselt hinnang kui aruanne ja samuti ka siis kõikide vajalike dokumentide kontroll ja komplekteerimist. Ja kõige viimasena jätsin kõige tähtsama punkti, mis on nüüd välja tulnud selle meetme puhul, on see, et üks asi on see projekt sinna sisse saada. Ja teine asi on see, et konkreetselt sellest menetlejast läbinärimist, sellepärast, et need küsimused, järelpärimised, mis nüüd kõikide projektidega, mis sinna sisse on pannud, on tihtilugu täiesti arusaamatud ja närvi ajavad ja sealt rahuliku meelega tuleb lihtsalt läbi närida neist, et iga projektiga tuleb täiesti uusi üllatusi sealt, aga siiamaani on see õnnestunud ja selles osas kindlasti aitan kaasa. Siis pärast otsuse saamist on vaja võtta 2 võrreldavat hinnapakkumist. See nüüd, mis algselt taotlusega sisse läks, sellega tegelikult pannakse paika ainult eelarve, mille raames nagu toimetada saab. Aga kui positiivne otsus on olemas, siis tuleb võtta 2 võrreldavat hinnapakkumist ja seal on ülimalt oluline, et pakkujaid tuleb kohelda võrdselt ja seda siis nii palju, kui see on võimalik. Kui meie oleme teinud kui meie oleme teinud ehitusprojekti, siis liiga võrdselt tegelikult neid pakkujaid kohelda ei saa, sest et eelis on ikkagi meil, kuna me teame, mis projektiga tegemist on. Aga jah, et nii palju, kui see võimalik on. Ja pakkumiskutses siis tulekski see meie koostatud projekt saata ja loomulikult me loodame, et ühe pakkumiskutse saadate ka meile. Et kuigi see on selline koht, kus me ei saa väga palju nagu teile ette midagi öelda, et muidu tekib sinu huvide konflikt. Nüüd, kui pakkumised on saadud, need 2 tükki, siis võib lepingu sõlmida ja projekti ellu viia. Ja kindel on see, et projekt peab valmis saama hiljemalt 2025. aasta lõpuks. Et kui täna on selline olukord, nii nagu on mitmel ettevõttel meil siin olnud, et raha nagu ei julge veel välja käia või ei julge investeerida, aga samas kõik tasuvused ja näitavad, et see on igal juhul nagu mõistlik investeering, siis on võimalik ka nii teha, et täna ära taotleda ja oodata järgmise aastani. Et kui olud paremaks lähevad või siis teha osaliselt
see aasta ära ja lükata midagi järgmisesse aastasse. Aga 2025. aasta lõpuks peab see kindlasti valmis olema, mis tähendab seda, et ennem aasta lõppu umbes paar kuud peaks olema jaam juba töökorras.